tervist. Kuidas mammul on? Mammul on väga hästi. Magasime täna öösel nii hästi. Väga tore. Ma lähen... Mari palus mannaputra. Aga ma vist käin kiiresti Paides ära. Okay. Ma toon paar asja. Nii kui korraks ära lähed. Kes see on siin minu kohal? Kes see on siin minu kohal? Kuna meil kanad peavad sissisõdasid, siis ma lähen ruttu, lasen nad välja, et nad üksteist seal surnuks ei toksiks. No tere hommikust, tulge välja, kullakesed. Tulge välja ja ei tohi kiusata üksteist. No, kas teie olete paarike või? Teete mingi tüdrukute bänd? Nii, ma panin 2 kukke kasvuhoonesse, et nad ei jäästaks seda vast villut. Olete siin. Rahulikult on teil ussikesi kohe. Öelge mulle, kas te ei ole näinud paremat hommikusööki. Kaeraelbed tõukudega. Kuidas sulle meeldib? Kas sulle meeldib ussike või sulle meeldib kaeraelbes? Kus sa juundad? Elisabeth! Jumal, kuked on täiesti lolliks läinud. Okei, ma ei saa vist neid sinna jätta, sest et ma saan aru, et nad catchivad seal üksteisega. Igav ei hakka, ütleme nii. Okei, ma proovin siis seda, et ma jätan kanad praegu sellesse väiksesse aeda ja kuked lasen ikkagi välja, sest ma tunnen, et killivad ära siin üksteist. Iga päev erinev dünaamika. Tule välja siit. Tule välja. Tule välja. Kus sa oled? Muidu tupsud, kanakesed, kukakesed. Ilusat teist adventi ka teile. Tohutu jõulutunne on siin. Kõik on õues ja vaadake, kes akna pealt vaatab nukalt. Tule õue. Tule sina kaua, kõik on õues. Ma tean, et vihma sajab ja see ei ole su lemmik, aga tule nüüd. Tule. Printsess. Vaadake, vihma sajab, käpake on üleval. Oh sind. Säde, mis sa teed? Säde, ei tohi. Säde sööb kaeraelbeid ja kanausse. Kas sa saad aru, et sul ongi siis täna hommikusöök söödud, jah? Õudne tegelane. Täiesti uskumatu söödik. Ta sööb kõike. Täna on sul hommikusöök söödud. Püha issand. Noh, mul juba õuest paistis, et sa oled üles ärganud ja mis sa esimese asjana teed? Esimese asjana käisin metsust mängima. Okei. No nii, kohe ja te olete juba väga ootel, millal teie saate välja. Tere hommikust. Mul on teile kohe porgandit, ma toon teile. Tere hommikust, kallikene. Oi, kui mõnus. Oi, kui hea. Olen siia ka teile. Nii, mummaga. Ma tahaks, et sa võtaksid selle ära, sest ma tahan sulle rohtu ka anda. Keegi midagi vastu räägi. Oota, ma tahtsin midagi, ma tahtsin seda öelda, et mis me teeme Elisabethiga, kus me ta panema, tal on pugu täis ja ta peab olema 24 tundi niiviisi, et ta ei ole nagu teistega koos. Kas ma panen ta kasvuhoonesse või? Muidugi, soen. Okei. Sellepärast, et ma praegu vaatasin, mis teha, kui kanal on. Ma võtsin ta sülle, vaata ta haudub, on ju, aga võib-olla ta ei haudu, võib-olla ta on lihtsalt loid. No nii, minu lapsel on uus lemmik. Palun. Yes. Kas sa ühe annad mulle ka? Ole aus. Okei. Ole aus ja ütle ei. Okei. See on täiega. Lisaks beebitoidule on ka beebi hambahari jälle. Ja vaata, kui tore nüüd sul on. Mis asi see on? Liivakell, et kaua tuleb hambaid pesta. No väga nunnu. Nii, meile tulevad kohe vanaemad külla. Vaata, kõigepealt ma näitan meie magava kaunitari ära, sest no issand jumal küll, sina oled ilus koss. Sa oled täiusliku kõutsi kehastus.
nii, ja siis, et Mari saaks ka meie juures olla, siis me ehitame Marile tema printsessi trooni. Nii, teeme ahju alla tule, et kõik oleks väga hubane. Ja siis me loomulikult saame koos vanaemadega vaadata meie vlogmasseid. Mis see olema saab? See saab süldi teha. Sült, jah. Proovisült. Proovisült. Ja siia läheb, pärast läheb natukene sea hapelihaptükki panen siia sisse ja panen ka ühe selle looma hapelihaptüki. Siin on nüüd esimene sats läheb siia, paneme külmaveedele peale ja No nii, kuidas sulle meeldib, Mari, sinu printsessi troon? Aga meil on ilus pühapäev täna. Tähistame 2. adventi ja meile tulid vanaemad külla. Ja loomulikult me peame näitama, mis me viimasel ajal teinud oleme, siis meil on õnneks selleks tehtud ise väga mugav koduvideo. Vaadake, mu abikaasa tegi mulle munapeekoni rulli või? Nii tühja laua taga pole ammu Indrekul istutud. Tõuselt tuleb alati ära pesta ja siis soovitav apel. Siin võtta seda natukene seda koortut pealt, mis annab sellist intensiivset apelsini maitset siia pärast. Mis asja sa teed? Ma teen ingveri napsu. Siia sisse lõikasin 300-400 grammi ingverit. Teen teda natuke suurema kortsu ja siis panen siia 2 apelsini. Lõikan rõõmsalt siia sisse ja ma nüüd natukene riivisin apelsini koort, siis koorisin apelsini ära ja siis need samad need. Näita, kui suured ingveritükid on. Ingveritükid sa lihtsalt lõikad siuksed liistakad, eks see? Hästi õuksed liistakad, mis sa suudad sealt lõigata, et see vastavalt sellele on see oluline, kui ruttu ta selle välja annab sealt, mis ta seal sees on, et siia sisse joogi sisse jaru taha panna. Siin on niimoodi hea lihtne asi on, et kui tahad teha soodsalt ja head toidus, siis on sea sisefilee hea ja kiire asi alati, et seda võid otse panni lüüa, aga võid ka talle teha siukse väikse sinepi sooloküpra selle peale, kui sul on selleks aega, et hea lihtne toidus. Seda me sööme õhtuks praegu. Praegu ma teen ta 1:30, teen ta mõneks tunniks ja lihtsalt niimoodi. Mulle meeldib, et meie vlogmassist ei saanud konkreetselt köögiminutit. Ainult teeme süüa. Selle ma keeran seda peale. Teeme ainult süüa. Kõige hullem on see, et me ka ainult sööme. Õhtul teen selle seal jahara. Siis nüüd teeme siit niimoodi, et mis peediga teha on, lõikad siit selle otsa ära, paned sinna peale. Nüüd läheb, See on lihtsalt sool siin, jah? See on lihtsalt sool. Ja nüüd ta läheb väiksed peedid. Paneme ta lihtsalt, ma ei tea, 1,5 tunniks 100 kraadiga ahju. Me teeme täna niimoodi, et me teeme lõunaks teeme siis kõrvitsa püreesupi, peretütar tahtis. Sinna sisse paneme natukene varssellerit, mõne porgandi, 3 läheb mul õhtusöögi jooks vaja. Õhtusöögiks panen ka need ingveri pähe pildistatud maapirnid. Ära palun, ära mulle. Näita, pane nad kõrvuti korraks. Pane nad kõrvuti ja siis on aru saada, miks mina arvasin, et see on ingver. Ja ehk siis inimesed saavad aru, kui palju mina tean köögiasja. Mul on ta veel kaike, siis võib-olla niimoodi, et... Ikkagi suht sarnane. Suht sarnane, jah. Maapirni ma panen praegu keema pliidile. Maapirn annab meile pärast natukene selle koorensele kastele annab natukene sellist head mekki juurde. See võib seal pliidi peal podiseda rõõmsasti, pärast läheb tal natuke rõõska koort peale. Kui mul meeles on, siis ma näitan seda ka pärast teile. Issand, kui hästi see lõhnab. Täitsa lõpp. Miks see nii hästi lõhnab? Nagu ilus värviline nagu. No tõesti ilus. Nii, läheb. Ja mulle meeldib see, et kogused on kasvanud sellised, nagu teeks lasteaiale. Saad sa oma köögi osakonnast lahkuda korraks või? Jaa, 45 minutiks, jah. 45 minutit. Selge, lähme siis keeme ära. Me tulime korraks magasini, sest me täna teeme Mariga ära selle loosimise. Need päevad, mis me oleme praegu jätnud välja. Ja ma mõtlesin kogu pingpongi pallide peale, aga siis halloo, jõulud on. Lähme ostame jõulukuulid. Vaid magasin on nagu kodupood. Kui me käisime linnas Tallinnas, siis seal oli kõik võõras ja vales kohas. Siia tuled. Kõike tead, kus on. Kõik on ilus. Magasid on palju vaja. Ja vaatate õue sobib. Ma vaatan kohe, jah. Näed, siin on mingid suured. Nii me vist leidsime enda nendele. Jah, täpselt näed.
kõnnitaiuslikud väiksed loosikuulikesed. Näiteks siis, kui me käisime Tallinnas, siis seal selliseid üldse ei olnud. See on nagu eriti Alice imedemaal. Selle viime mammule ja see läheb Neeme, sest see meie Indreku omale ei sobi, aga minu arust väga lahe. Neeme sobib vast. Nii, kas me tahame vaadata, mis meil silt teeb? Muidugi. Jõud on auru pahvaks tuleb. Kui ilus, wow. Kui hästi lõhnab. Nii, järgmises potis on? Järgmises potis on see püreesupp, mis meil siin on. See ingveri, see natuke podiseb välja ja siin on meil maapirn, lihtsalt käib meil natukene siia. Pärast läheb meil õhtusöögi kastme sisse. No nii, olemegi valmis esimeseks issi valmistatud kulinaarseks. Mis sa teed siin? Nii, ma panen siia. Aga kõrvitsasupp Mari tellimusel, palun. Kas sa, Mari, soovid kõrvitsaseemneid ka peale? Jaa, palun. Nii, palju ma panen, Mari, ütle. Nii, oota, proovime minu oma ka, milline välja näeb. Ma panen trühvliõli ka, kas see peale. Need on nagu päris. Super. Tõesti lõi selle trühvlilõhna üles. Nii, see on siis meie pere kuulus ingveri shot. Siin ei ole alkoholi, aga siin on teravust, nii et ohohoho. Juhu. Seekord on nagu magusam. Väga mõnus. Väga mõnus. Mare, kas sa ei tatista voodisse? Mul ei taha tilgutotti. Nüüd ma saan seal magada ikkagi. Hea jutt, muidugi. No küsi! No aus küsimus. Saun on ka valmis. Teete täna saunajutte ka? No vahepeal ei ole see kõige lastesõbralik, aga... Ei noh, aga lapsed peavad teadma, mis maailmas toimub. Kas mahuvad siia teie kannu sisse? Ma loodan. Et 25. näeb see siis niiviisi välja, et Rabaresto 2-le trallalallalla ja selle võidab siis näiteks number 7 ja sedasi paneme nad kokku. Lihtsalt iga päev üks inimene teab, et tema on siis 1, 2, 3. Natuke keeruline on, mina saan kõigest aru, saate teiega. Loosisime välja kõikide seniste vlogide kommenteerijate hulgast loosi numbrid, mis siis iga selle episoodi kommenteerija üks inimene sai siis ühe numbri ja kui me jõuame siis 25-ndani, siis me hakkame siit neid numbreid välja võtma ja siis saavadki inimesed vastavad auhinnad. Aga auhindu on praegu meil siis väga ägedaid. Musu restorani 100 € kinkekaart, Fotoraat 100 € kinkekaart, väga palju Hindreku talu erinevaid kinkekaarti, Rabarestosid, elamusõhtusööke, Eesti veini kinkepakke, siis Poho hetked lubas oma ühe imeilusa pärja panna loosipakki, nii et ühesõnaga ja neid lisandub veel ja veel ja veel ja veel, sest järgmine nädal ma ainult sellega tegelengi. Igal juhul palju õnne neile, kes on praegu saanud teada oma loosinumbri ja eks vaadake meie vlogi ja ikka kommenteerige ja meile väga meeldib, kui te ütlete, et me teile meeldime. Aga meie õhtusöök jätkub nüüd privaatselt, sellepärast et see pidev vlogimine on päris väsitav ja homme kohtume jälle, nii et tšau!